Selles koolituse osas proovin teile tutvustada programmi ja mul on siin arvuti peal selline Topconi enda simulatsiooniprogramm, täpselt samasugune on ka masinates ja nüüd selle asemel, et teha paarkümmend slaidi selle kohta, üritan siin paarikümne minutiga põhipunktid läbi rääkida. Niimoodi näeb siis välja projekt, kus on alguses käinud geodeet midagi mõõtmas ja siis projekteerija midagi valmis mudeldanud ja siis, kui masin on siin projekti sees ja ilusti teab, mis riigis ta asub, siis ta hakkabki meile näitama, et kui kõrgel või madalal ta sellest projektist on. Iseenesest pole seda joonlauda siin kohustuslik kasutada, kuna selle joonlaua funktsioon kopeerub LED-ribade peale, mis on siis selle ekraani korpuse peal. Ehk siis saab endale seda tööala pilti natukene suuremaks teha ja LED-id juhendavad täpselt samamoodi. Aga hakkame siis simuleerima ja esialgu teemegi siis iseendale nii-öelda projekti. Selle jaoks tulebki minna siis siia projekti failide alla, panna siia nimeks projekt näiteks minu projekt ja siis oletame, et ma läksin kuskile taluniku juurde, kellel on mingisugune kuhi maa peal ja siis ta ütleb mulle, et ma tahan seda siin tasaseks teha või siis ma ei tea, parklaks teha või midagi säärast. Siis esimene asi, mida operaator võiks teha sellisel juhul, on see tööala nii-öelda piiritlemine ja selle jaoks saab siis masin iseendale punkte sisse mõõta. Selle jaoks me kasutame sellist funktsiooni nagu topo mõõdistamine, seesama topo survey ja alguses läheme ja siis konfigureerime selle ära. Alati soovitan panna kõik enda joonestatud asjad oma kihtidesse. Et siia ma tegingi siis iseenda kihi, ütlen, kus kohast tuleks masinal seda punkti mõõta ja siis siin saab valida, et kas iga punkti juures ta küsib, et kuhu ta selle punkti paneb ja mingisugust lisainfot või mitte. Kui ma olen selle siin ära seadistanud, siis ma vajutan seda nuppu siin. Ta ütleb, et meil on lokaliseerimata. Selge, meil on vaja öelda masinale, kus ta asub ja mida ta teeb. Nii, nüüd ta ütleb, et meil on projektilast väljas, aga sellegi poolest punkti ma peaksin saama mõõta. Nüüd ta ütlebki mulle, et ta paneb selle punkti siis kuskile minu punktidesse, minu punktide kihti ja siis ma võingi siia kirjutada, mis punktiga tegu on. Näete, tekkiski see punkt. Nüüd paneme masina teise kohta. Nii. Need nurgapunktid jäävad meil ilusti alles, aga ilus oleks ka nad kuidagi ühte sihukesesse hulknurka kokku panna. Selle jaoks saab operaator siis pikalt ühte punkti näiteks vajutada, valida välja järgmise punkti välja valida ja järgmise punkti välja valida. Nüüd siis ta saab minna ja sellest valikust teha endale polüjoone. Oleks hea alati siis seda uut elementi samamoodi uude kihti panna. Antud juhul panen siis kontuur. Ehk siis hiljem, kui on vaja, siis ma saan selle näiteks ära kustutada ja kustub siis ainult see joon ära, mis me siia tekitasime ja midagi muud ei kustu. Nüüd siis võib-olla too sama talunik tahab endale siia kuskile mingisugust kraavi ka teha ja selle jaoks saab jälle kasutada masina lihtsamat funktsiooni, ehk siis seda punkti mõõtmist ja panna endale näiteks siia kraavipunktid endale uueks kihiks, siia panna punkti selgituseks kraavi algus, tekitada punkt endale, paneme masina teise kohta ja siis siia paneme kraavi lõpp. No, punktidest on iseenesest vähe, oleks hea endale samamoodi mingisugune nagu telg tekitada, siis saame jälle võtta ja valida ja siis valikus teha endale teljejoone. Nii, nüüd on ta meil olemas. Nüüd saab siis enam-vähem kaevata niimoodi, et see joon on meil nähtaval.
Nüüd võib-olla on mõistlik ka sellele kraavile mingisugune kindel ristiprofiil tekitada. Ka seda on võimalik teha. Selle jaoks tuleb siis see joon nüüd välja valida, minna polüjoone valikusse ja näiteks lisada siia ristikalle või siis profiil. Läheme siis siia pinnaprofiilide alla, lisame ja paneme lihtsalt üks. Siia võib nagu mitu sellist lõiku lisada, kus on natukene erinev profiil. Aga see siis läheb ristikraaviga. Kohe näitan. Esimene lõik näiteks. Paneme, ta küsib, et kui pikk see lõik on. Paneme näiteks 2 meetrit. Ja kui palju see lõik tõuseb. Paneme näiteks 1 meeter. Siis meil tuleb kraavi kaldeks praegu 50%, võib-olla see on liiga palju, paneme 0,5 meetrit. Kohe tekitame siia teise. Selline. Siin on siis meie teljejoon, mis on näha, ja see on siis meie kraavi profiil. Vajutame OK. Ta küsib, et kas ta joonistab selle kraavi profiili nüüd nii paremale kui vasakule sellest kraavi teljejoonest, kus me tahame seda natukene nihutada kas kõrguslikult või siis plaaniliselt. Me hetkel ei taha, vajutame finish ja näete, meil tekkiski nüüd selline pilt. Siin on siis, kuidas meie kraав välja näeb. Ja kui me tahame vaadata, kuidas tuleks kaevata, siis me saame vahetada seda pilti. Ja nüüd me saame näha. Nüüd siis saabki operaator paigaldada oma kopa selle projekti kalde järgi, mida siis masin näitab, siin on siis reaalne kalle, ja kaevama hakata. See on siis meie kraavi teljejoon. Nii, jõudsime projekti sisse. Ja nagu te näete, siis ta juhendab meid, et palju peaks alla kaevama, selleks, et me jõuaksime selle projekti pinnani. Sõltuvalt siis kopa asukohast meil siis see kõrgus ka muutub. Nüüd siis võib-olla oleks operaatoril mõistlik vaadata ka mitut asja korraga. Üks on siis see, et kus ta selle projekti või siis mudeli suhtes asub, kus tema masin asub, ja teine on see, et milline see profiil peaks olema. Selle jaoks saabki vahetada ja tekitada endale erinevaid vaateid ja antud juhul ma tahakski näha siis ekraani alumisel poolel profiili. Mitte profiili, vaid vabandust, ristlõiget. Vot. Nüüd on siis aru saada, et siin on minu kraaf, siin on minu kopp ja siis kui kõrgel ma sellest kraavist asun ja kas mu kopp on üldse õige kalde all. Lisaks saab siia panna ka neid offseti nuppe või siis näiteks see offset tähendab sisuliselt siis selle projekti nihet, et me võime võtta selle projekti ja siis nihutada mingisuguse väärtuse võrra üles või alla. Antud juhul ta näitab meile, et me peame 1,48 m alla minema. Ja kui me vaataksime näiteks seda sama joonlauda, siis ta oleks meil jumala punane. Nüüd kasutaksimegi seda offseti. See on lihtsalt selle funktsiooni illustreerimiseks. 1,48. Nii, nüüd on meil kopp peaaegu selles õiges kõrguses. Nüüd järgmine punkt, mida saab siin simuleerida ja näidata, on see, et võib-olla on operaatoril mingites tingimustes mõistlik vaadata mitte seda kopa keskkohta, kui kohta, kus siis masin oma kõrgust ja kallet vaatab, vaid näiteks mingisugust nurka. Selle jaoks on 2 võimalust, et operaator saab siis pikalt selle kopa pildi peale vajutada ja siis valida, et vii see huvipunkt nüüd ühele või teisele poole. Näete, nüüd see kõrgus samamoodi muutus. Nii. Ja mugav funktsioon on ka selline, et juhul, kui teil juba on midagi näiteks ette kaevatud, mingisugune lõik või see kopa auk on juba õigel kõrgusel ja öeldakse, et vaat selle kõrgusega nüüd mine edasi. Aga otseselt ei tea, et palju sellest mudelist see kõrgus erinev on. Siis on võimalik vajutada sellist nuppu nagu match. Seda mõõdab ise ära, mis see offset siin olema peaks. Ja näete, nüüd oleme jälle oma punktiga siis õiges kohas. Nüüd see pilt näeb natukene imelik välja, kuna mul on kopp praegu, ütleme, imelikus asendis. Seda ma saan tõenäoliselt näidata.
Nii, nüüd on vähem normaalsem pilt. Jah. Nüüd siis järgmine asi, et näitasin ära, et kuidas saab osasid kopa funktsioone kasutada siis selle jaoks, et endale ise mingisugust lihtsamat projekti luua ja puhtalt siis punktide ja joonte abil. Et selle jaoks peab siis operaator ise natukene selle ekraaniga tööd tegema ja siis neid punkte valima ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd ma puhastaks selle pildi endale ära ja läheksingi siis teiste funktsioonide juurde, mida see masin teha oskab. Ma vaatan kohe. Nii, me nägime siis asukohta, näete. Siin on siis kopa asukoht, seda saab väga mitut erinevat pidi vaadata. Siis masin juhendab meid projekti ja projekti mudelile vastavalt. See siis tähendab, et me saame näiteks võtta mingisuguse nendest joontest ja võtta selle endale juhendavaks jooneks ja siis ta näitab meile, kui kaugel me sellest joonest oleme. Kuna selle projekti oleme ise teinud, siis siin ta nii hästi ei toimi. Ma ei tea, kas see on simulatsiooni probleem või siis mingi muu, aga ma saan seda siin näidata õige projekti peal. Ja siin ma saan näiteks välja valida selle joone ja siis öelda, et sõida selle joone juurde. Ja siis sisuliselt ma saan siia panna, et kaugel mul mingisugune kopa punkt siis sellest joonest on. Antud juhul ta näitab mul küsimärke, kuna mul on masin lokaliseerimata, ehk siis ta ei tea, kus ta asub. Vaatame projekti tagasi. Nii, nüüd olemegi jõudnud siia punkti, et kui ma nüüd hakkan tegema või simuleerima siis õige projekti tegemist või siis nende erinevate pindade tegemist siin masinas endas, siis ta segab mind see, mis ma siia kõik tekitasin. Nüüd, nagu te mäletate, siis ma tekitasin endale väga mitu erinevat kihti ja nüüd ma võingi need siis lihtsalt siit ära kustutada või siis teine variant, et ma võin need lihtsalt ekraani pealt ära võtta, et ta ei näitaks neid, siis jääb info alles. Nii, okei, kõik minu punktid ja siis need jooned kadusid ära välja arvatud siis see pinnajupp, mis me tegime. See istub meil nüüd siin aktiivsetes. Nüüd, kui ma selle maha võtan, siis ta ütlebki meile, meil pole enam mingisugust projekti, mida sa minust tahad. Nüüd importimine on tegelikult üks vägagi tähtis punkt. Kõik inimesed, keda see 3D huvitab, siis neid huvitab ka see, et kuidas siia asju importida saab, et käin korra selle läbi. Nii, et projektid. Projekt on, ütleme, selline mingil määral nagu zip-fail. See on nagu kartoteek. Ja siis selles projektis istuvadki kõik need ülejäänud asjad, nagu ma juba rääkisin, et kihid, punktid, jooned, pinnad, kõik asjad. Ja kui sa impordid siis selle kartoteegi, siis ta automaatselt jagab kõik vastavad asjad nagu järgmiste menüüpunktide vahel ära. Võib-olla hea näite oleks jälle see Magnolia. Vaatame, mis tal siin kihtides toimub. Näete, et siin on siis kohe tulid mingisugused kihid, vaatame, mis punktidest toimub. Siin ei olegi mingisuguseid punkte. Pindadest, näete, siin on mitu erinevat pinda. Ta võttis ja jagas selle kõik automaatselt ära. Minu projektis, ma ise siia tekitasin asja, aga muidu seal oli kõik puhas. Ja need kartoteeki saab siis siia või siis seda kokku pakendatud projekti, kus on siis kõik erinevad objekti elemendid ja saab siia sisse importida vaid Topconi enda formaadis, mis on TP3. Ehk siis mina saan tavaliselt kas siis objekti juhilt või selle kliendilt endale projekti, mis on üldtuntud formaatides nagu DVK ja LandXML või TXF või mida iganes. Ja siis mina võtan joonestusprogrammi ja teen lihtsalt DVK-st ja sellest LandXML-ist TP3 ja panen ta siia. See nüüd ei tähenda, et need inimesed ei saa ise siia infot sisse panna. Ja lihtsalt nemad ei saa seda üldist projekti sisse panna, nemad saavad projekti osi sisse panna. Kui me läheme kihtidesse ja läheme samamoodi import, et sisse võtta kas mingisugused jooned, kas mingisugused punktid või mingisugused muud elemendid, siis näete, siin on ilusti olemas, et ta saab aru punktidest AutoCAD-i failist, ta saab aru joontest AutoCAD-i failist, ta saab aru ka punktidest ja joontest sellest LandXML-is ja iga AutoCAD, iga teine joonestusprogramm oskab vähemalt seda LandXML-i teha.
et operaator teeb siis oma kausta, kus ta mingit infot hoiab, temal annab objekti juht siis selle vajaliku info, olgu selleks joonestik või punktid või mida iganes muud, lihtsalt selles üldtuntud formaadis. Nii. Samamoodi ka pindadega, et läheme import ja siis ta saab samamoodi pindadest aru ka TVK formaadis või siis LandXML formaadis. Ja niipea, kui nad saavad endale pinnad panna nendes formaatides, on masin töö valmis. See on tegelikult kõige tähtsam asi masina jaoks, ongi see pind. Aga antud juhul mind huvitavad punktid ja ma võtangi siit, et ma võtan ühest teisest projektist, kus mul need punktid istuvad selle jaoks, et seda importimist simuleerida. Võtangi siis TP3, võtan selle Baltemi koolituse, mille ma varasemalt ette valmistasin. Võtan selle arvuti enda mälust selle, siis ütlen, et kõik punktid, tegelikult ma võtan siit kihist kõik punktid, et saab üldse punkte mitte importida, saab kõik punktid importida või siis saab võtta mingisugusest kihist, et näiteks punkti kihis on meil 1 punkt, default kihis on meil 110 punkti. Mind huvitab antud juhul 110 punkti. Ja meil tekkisid ekraani peale punktid. Nüüd siis teeme natukene kosmeetikat, äkki me saame selle pildi vähe paremaks. Niimoodi. Võtame selle alumise siit ära. Lihtsalt, et seda pilti suuremaks saada. Nii, siin on siis meie punktid. Ja nüüd hakkame siis nendest tegema erinevaid pindu. Et need pinnad, mis on siin pindade menüü all, uus, need kõik siin. Ehk siis tasapind, kaldpind, teepind, osaline teepind, trianguleeritud pind ja olemasoleva pinna tõstmine langetamine või siis oleva joonduse tõstmine langetamine. Seda saab kõik operaator teha enda kabiinist lahkumata. Ja üldiselt see käib siis niimoodi, et operaator mõõdab kas ühe või mitu punkti ja määrab pinna tegemise juures, et ta kasutab neid punkte. Ja alustamegi sellest, et tasapind. Vahetame next. Siis järgmises menüü punktis ta näitabki meile, et kas ta küsibki meie käest, et kas te tahate mõõta kopaga mingisugust punkti või te tahate võtta enda punkti nimekirjast juba valmis mõõdetud punkti ja seda kasutada. Antud juhul prooviksime seda kopa varianti. Nüüd ta mõõtis kopa keskkohast, selle kopa asukoha ja siis kopa kõrguse. Kui teil on teada, mis kõrgusel peab teie tasapind olema, siis te võite selle tasapinna siia täiesti rahulikult sisse kirjutada, et ei pea ilmtingimata seda seti jätma selleks, mis ta mõõtmise käigus tuli. Mul on enamus punkte seal 2 meetrit vist, ma panen selle 3, lihtsalt, et kõrgemale teha. Nüüd järgmine küsimus on see, et ta küsib, mis on ruudustiku intervall. 20 tekitab mulle ekraani peale natukene liiga suure ruudustiku, nüüd ma panen selle asemel praegu 5, et siis on ta tihedama. Finish. Okei. Ta küsib, et kas me hakkame selle pinna järgi tööd tegema. Selleni jõuan veel natukene hiljem. Ja nüüd ta tekitaski meile selle pinna. Ja see pind on meil täiesti lõpmatu. Siin on jälle see moment, et kui ta tekitab meile lõpmatu pinna, sama kõrguse puhul pole võib-olla niivõrd oluline, aga kuidas siis operaator saab kindel olla, et ta nii-öelda õiges kohas kaevab, et siin saaks jälle ära kasutada näiteks punktide valimist ja siis enda selle tööala tekitamist. Nii, nüüd siis on veidi lihtsam, et sa tead, et sa pead kaevama selle kolmnurga sees. Võib-olla see kolmnurk ei meeldi oma välimuselt nii hästi. Paneme talle mingisuguse teise värvi, et oleks parem aru saada. Ja saadki ära kasutada siis seda pinda ja kaevata siis ainult oma kolmnurga sees. Võtame selle nüüd maha korra.
nii, kadus meie teljestik ja kadus meie kolmnurk. Nüüd on järgmine pind, mida ta teha oskab, on siis kaldpind. Ja kaldpinda ta oskab siis teha kahes suunas, ehk siis pikikalle ja ristikalle. Alguses ta küsib teie käest, mis on selle kaldpinna teljepunkt, et ümber mis punkti see kaldpind justkui tiirleb. Ja jällegi on võimalik valida mingisugust punkti, mille te olete eelnevalt enda jaoks valmis mõõtnud. Või siis mõõta kopa asukoht antud hetkel. Järgmine küsimus on see, et ta tahab teada selle pinna kulgemise suunda ja see määrab siis pikikalde. Nüüd antud juhul võtame näiteks, mõõdame esimese punkti ja valime mingisuguse suvalise siit teiseks punktiks. Nüüd ta ise siis arvutab ära, mis on siis selle pinna suund ja mis on siis selle pinna pikikalle. Paneme jälle ruudustikku endale veidi väiksemaks. Ja nüüd ongi see küsimus, et kas te tahate ka ristikallet teha, aga selleni me kohe jõuame. Finish, tekkis meile kaldpind, paneme talle mingisuguse teistsuguse värvi ja näete, siin on siis meie kaldpind. Need nooled näitavad, mis pidi siis see kalle jookseb, kas vesi jookseb eemale või vesi jookseb juurde. Nüüd ma ütlesin selle pinna tegemise juures, et ühes kohas, et selleni veel jõuame. Võib-olla te unustasite teha teisele poole kalde, et tahate, et vesi jookseks siit ühest nurgast, ühest ruudunurgast teise ruudunurka, mitte nagu ühest ruudu küljest teise ruudu külge. Siis on vaja teha sellele pinnale ka ristikalle. Alguses võtame selle aktiivsetest pindadest maha, ehk siis ütleme masinale, et me ei tee enam selle järgi tööd. Läheme pindadesse, läheme kaldpinnad, muuda. Ja nüüd paneme siis siia näiteks -6. Lihtsalt mingi arv. Finish, okei. Nii, ei tekkinud midagi. Nüüd me peame minema aktiivsed ja paneme kaldpind. Ja nüüd siis meil tekkis natukene naljakas pilt, et need kolmnurgad nagu kleepusid kokku. Aga näete nüüd, need kolmnurgad näitavad, et mis pidi see kalle siis jookseb. Ja jälle, sõltuvalt siis masina asukohast on meil sügavus erinev. Ja siis see kaldpind on lõpmatu. Nii, aga võtame nüüd selle ka maha. Ja nüüd järgmine asi, mida ta teha oskab, on teepind. Ja see on mingil määral sarnane sellega, mida me tegime joonte ja selle joone, ütleme selle ristiprofiiliga. Aga siin saab siis seda teha nende punktide abil. Jällegi ta küsib, kus on siis nende teljepunkt. Nii, ta küsib, et mis on siis selle tee alguspunkt. Nüüd tavaliselt järgmine, kui on see A ära mõõdetud, siis sõidetakse natukene eemale või siis keeratakse masin 180 kraadi ja siis samamoodi vajutatakse B peale. Ehk siis tekib 2 punkti kuu vahel, et ta telje joonistab. Antud juhul me seda teha ei saa. Nii et ma võtan jälle mingisuguse suvalise punkti siit ja kasutan seda. Nüüd samamoodi nagu kaldpinna puhul ta näitab, mis on siis meie telje suund, mis on siis nende 2 punkti vaheline kalle, pikikalle siis. Ja ta küsib, et mis on meie tee laius. Paneme siia näiteks 6 meetrit või tegelikult paneme 10. See jääb 5 meetrit mõlemale poole. Ja nüüd ta küsibki, et tee sellest teljest, et missugune see kalle on. Paneme näiteks -3, vaatame, mis meil tuleb. Küsib, kas me teeme tee aktiivseks ja näete, meil tekkiski siis selline pind. Nii, vaatame, missuguse profiiliga ta meil tekkis. Aga nüüd joondame masina selle suunas ja näete, meil tekkis siis selline katuse profiil, nagu tavaline tee. Kui kaval olla, siis võib sellest teest hoopis kraavi teha. Võtame jälle selle aktiivsest maha. Läheme pindadesse, läheme muutma. Nii, siin saab siis tee pikkust muuta, võib-olla on teil hoopis 500 meetri pikkune lõik. Ja kui me paneme siia, paneme lihtsalt 10, et lihtsalt näidata.
paneme siia teise. Nii. Nüüd siis on ta sisuliselt nagu graaf ja siis selle laiusega mängides ja siis selle kaldega mängides on võimalik siis veekujulist kraavi natukene paremini simuleerida. Nüüd võib-olla üks asi on see, et siin neid jooni jälle tekib nagu päris palju ja on segane, et mille järgi ta täpselt tööd teeb, mida need tähendavad ja mida me teha saame, on need ülejäänud kuvamisest maha võtta. Nii, nüüd meil jäi ainult üks ja sai jälle pildi puhtamaks. Järgmine pind. Trianguleeritud pind topo mõõtmisest. Trianguleeritud pind tähendab siis seda, et meil on mingisugune punkti kogu ja nendest punktidest me teemegi pinna. Uus. Valime siis selle kihi, kus meil mingi punktid on siin tegelikult päris palju, aga defaultist oli neid 110. Valime need välja, finish ja näete, me saime sellise nagu päris projektilaadse pinna. Et siin ta on. Nüüd selle, iseenesest see pinna tegemise võimalus on päris äge, ent selle funktsiooniga ei saa hästi teha taolist pinda. Põhjus on nüüd selles, et siin on pind ära kontuuritud, ehk siis näiteks ta ei seo seda punkti ja seda punkti omavahel kokku. Meie sellist kontuuri endale teha ei saa paraku. Nüüd teinekord juhtub niimoodi, et meil on küll projekt, meil ette antud, kui ma võtan korra joonduse siit maha. Ja. Et meil on küll projekt ette antud. Aga meile öeldakse, et ma ei tea, viise teepind kokku mingisuguse, ma ei tea, teepervega või veel mingi asjaga siin samas projektis ja, või siis kaeva natuke laiemalt või midagi. Aga kuna siin mudelit ei ole, siis ta ütleb, et ei, ma ei kaeva siin mitte midagi, ma ei juhenda siin mitte kuidagi, kuna siin pole mingisugust infot, mida kasutada. Nüüd üks võimalus, mida operaator teha saab, on siis seda pinda laiendada, isoleerida pind. Ja siin ta küsibki, et tuleb siis pikalt ekraanil näppu hoida, siis sa vajutada isoleerida pind ja siis ta küsib mitu erinevat sellist tingimust, ütleme, et kas ta, mis on nagu maksimaalne kalda muutus, kui palju ta siis seda lisapinda tekitab, et mitu meetrit äärest. Paneme siia näiteks, ma ei tea, 5. Ja kui pikalt ta seda tekitab ja kuidas ta siis ta ära värvib, paneme ta punaseks näiteks. Vajutame OK. Kohe ta mõtleb natukene. Nii. Nüüd ta siis, näete, joondas, kui nad tekitas sellise punase ala ja kui me nüüd kopaga läheme punase ala peale, siis meil ikka veel masin juhendab.